Aga nüüd siis seotus missioonidesse, et mis asjad need missioonid siis tegelikult on. Meie OECD-s me oleme püüdnud jõuda võimalikult minimaalse definitsioonini, et kuidas öelda, et mis teeb missioonist missiooni. Et missioonid on eesmärgistatud, seal peab olema selge ja lihtsalt mõistetav eesmärk, mille jaoks me mis probleemi me tegelikult lahendame. Teiseks, missioonid peavad olema tähtajalised, peab olema konkreetne tähtaeg, millal see eesmärk tegelikult täidetud saab. Ei ole nii, et meil on probleem ja me kutsume innovaatoreid või teisi inimesi probleeme lahendama, kogume ideid, teeme midagi. See eesmärk tuleb mingiks kindlaks tähtajaks ka valmis saada. See teeb missioonist missiooni. Ja kolmandaks, see peab olema ka ambitsioonikas. Et peab olema nii-öelda jah-ei mentaliteet, et kas jah, et missioon saab tehtud või ei saa, et peab olema selline sotsiaalne ambitsioon ja selline surve, et missioon tuleb ka täita. Ja näide sellest ma olen kasutanud missioonist Norrast, et 2030. aastas pärineb loomasööt täies ulatuses jätkusuutlikest allikatest. See on eesmärk 2030 aasta, on väga ambitsioonikas eesmärk Norrale, kuna Norras on väga suur kalatööstus, mis tegelikult nende loomasööt ei pärine kõik jätkusuutlikest allikatest, on väga üks suuremaid süsinikdioksiidi tootjaid Norras, kuna nad ise müüvad õli väljaspoole, et nad ei loe endal süsinikdioksiidi tootmisesse. Ja on ka väga ambitsioonikas nende kontekstis. Ja sisuliselt on võimalik öelda jah-ei 2030. aastal, kas nad täitsid oma eesmärgi või täitnud. Väga konkreetne näide missioonist. Ja reaalselt kõik missioonid, mida on Euroopa Liidus ja väljaspool ka sõnastatud, tegelikult sellele definitsioonile ei vasta. Et vahetevahel ka tehakse missioone või mission oriented ehk sellised missiooni moodi või missioonile suunatuid missioone, kus püütakse siis rahastada näiteks kliimamuustatule suunatud missioone, kuid tegelikult väga konkreetselt eesmärgistatud ja tähtajalisi missioone tegelikult seatud ei ole. Et see on ka siis üks nendest probleemidest. Aga ma räägin ka väga konkreetselt ka nendest faktoritest, mida me vaatame, et kui missioone hakatakse seadma, et kuidas siis seda hästi teha. Et tihtipeale, kui me vaatame neid suuremaid kliimamuutuste missioone ja me analüüsime neid, siis probleem on just selles, et kogu see missioon on niivõrd lai ja laialivalguv, et väga raske on tegelikult ka nii-öelda missiooni käima panna, missiooni juhtida reaalselt, et midagi tehtud saab. Et mis on see õige tasand, et kus missiooni tegelikult käima panna. Ja mõned ka sellised laiemad faktid missioonidest, mis me oleme näinud siis sellest praktikast, ütleme 2013, kui Mariana Mazzucato esimene raamat välja tuli missioonidest, et kus hakati missioonipõhisest käitumisest hakati ka vaatama eelmiseid programme missioonipõhiselt. Et mis me siis reaalselt näeme, et mis seal praktikas on toimunud, et mis see missioon tegelikult eeldab. Et missioonid tihtipeale eeldavad, et kogu poliitikatsükkel või poliitika kujundamise tsükkel on siis nii-öelda missiooni kaasatud. Et reaalselt me sellest missioonide portfellidest räägime varsti, et tihtipeale nende eesmärki täitmiseks on vaja nii regulatsioone muuta, on vaja rahastamismudeleid muuta, tegutsemismudeleid muuta, instrumente igasuguseid kaasata missioonide juurde, et selle nii-öelda missiooni saavutamiseks on vaja siseneda praktiliselt igasse poliitika kujundamise valdkonda. Ja tihtipeale on nad ka väga spetsiifilised nende kontekstile, et missioonid vastavalt peavad missioonide eesmärgiks või missioonide kujundamiseks, et keskne on siis probleemi lahendamine või eesmärgi lahendamine ja kõik need nii-öelda instrumendid ja juhtimismudelid siis tehakse ümber vastavalt sellele missioonile endale. Et tihtipeale see on see väga tailor-made reaalselt. Missioonid, mida me oleme ka OECD-s vaadanud, et need on paiknevad nagu üksteise sees, on väikesed matroška kujukesed. Et tihtipeale on vaja üle valitsuse teha ka erinevate üle valitsustasemete koostööd. Et on vaja teha nii keskvalitsuse koostööd kui ka kohalike omavalitsustega koostööd. Et tihtipeale on just see probleem,
et need probleemid või eesmärgid, mida me seame, et need lahendusvõtted ei pruugi olla alati meie enda sellise organisatsiooni kontrollis, isegi mitte ka meie keskvalitsuse või omavalitsuse tasandi kontrollis. Tihtipeale nad on väga ka süsteemsed initsiatiivid. See tähendab seda, et missioonide puhul tuleb mõelda mitte ainult innovatsioonist, kui ka tihtipeale ka käitumismudelite muutmisest, inimeste koolitamisest teistmoodi käituma nii valitsuste sees kui ka väljaspool. Ja tegelikult on reaalselt, ma nendest erinevatest tüüpidest räägin ka, et kui me praktikas näeme, siis me praktikas näeme, et neid missioonide tüüpe, et kuidas tehakse missioone, on ka hästi palju ja erinevaid. Ja enamasti, mis me näeme, mis on ka selline praktika või ootuste seadmine missioonidele, et missioonid enamasti ei alga sellise kindla sellisel definitsioonile vastava missiooniga, et elu on tegelikult päris selline keeruline. Ehk missioonid tavaliselt vajavad aega, et käiku minna. Et sellist, kui me räägime väga suurtest missioonidest nagu Euroopa Liidu missioonid, siis missioonide seadmisest, ehk siis top-down otsusest, kuni selleni missioonidega reaalselt midagi hakati tegema, et selle juhtimisstruktuuri üles panemisega, selleks läks vähemalt 2 aastat aega. See tähendab seda, et 2 aastat, et nüüd on reaalselt võib-olla aasta-poolteist Euroopa missioonidega jõutud tööd teha ja nüüd järgmine aasta või see aasta isegi tuleb peale nende vahehindamine. Ehk tegelikult nende süsteemsete, massiivsete missioonide ülesseadmine on väga ajamahukas. Ja sealt tuleb ka üks nende printsiipe, miks me ütleme, et ärge igas valdkonnas missioone seadke. Kuna need on väga ressursi ajamahukad ka. Ja tihtipeale ei ole neil selliseid väga kindlaid piiranguid, et mis me siis tegelikult tegema peame, et kus nad poliitika valdkonnas siis paiknevad. Tihtipeale on ka probleemiks see, et suur osa missioonidest on algatatud tegelikult majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumite või tegelikult ka STI või siis innovatsiooni ja siis teadus-arendust toetavate organisatsioonide poolt. Ja nemad jõuavad väga kiiresti selle ploki ja probleemini, et nende instrumentidest ja poliitika valdkonnast enam ei piisa, ei suuda enam edasi minna. Ehk tegelikult reaalselt missioonide seades tuleb selle koalitsioonide loomise ja partnerite leidmise peale kohe hakata mõtlema. Ehk ei ole ka selliseid, kui ma rääkisin sellest, et R&D-based või teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonipõhistest missioonidest, ehk see tegelikult, kui me läheme selliste sotsiaalsete ja ambitsioonikate missioonidega edasi, kus tegelikult alati on vaja innovatsiooni, väga kiiresti peame tegelikult väljapoole tai poliitikaid minema, et reaalselt missioonidega ellu jõuda. Ja sellises algfaasis, kus ma ütlesin, et missioonid seatakse, et siis tihtipeale on ka selline protomissiooni faas, kus on selline prototüübi missiooni faas, et kus me näeme, et erinevates riikides on sellised missiooni moodi missioonikesed, milles on alles saavutavad sellist täisealisust missioonideks saamiseks, et kus siis püütakse konkreetse eesmärgiga reida, et see on puhtalt selline reaalselt ka protsess missioonide loomise juures. Ja neid näiteid on nii ka mitte ainult OECD riikidest kui ka Kolumbiast kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt seatud missioonide juurest, nagu Flaming Plain 2030, mis on hästi suur initsiatiiv, mida USA arenguabi tegelikult toetab üle maailma, kui ka India Vee Challenge. Et tegelikult meie sellistes hinnangus tegemist ei ole puhaste missioonidega, nad ei käitu, nad ei ole seatud nii puhtalt, aga nad on püüdlevad selle missioonide poole. Ja ma püüan ühe näite tuua ka väljaspool sellist arenguriike või seda protomissioonidest, et tegemist on missiooniga, kellega me ise OECD-s oleme koostööd teinud, kelle missiooniks on siis Vision Zero Cancer, et on üks Rootsi missioon, kus Vinnova rahastatud erapartneritel kui avaliku sektori partneritest koosnev missioon, kes siis neil ka läks aega, et nad teadsid, et nende valdkonnaks on
lung cancer ehk siis kopsuvähk ja nad püüavad siis, aga et selle täpse missioonini jõudmiseks neil läks ka umbes aasta aega partneritega koostööd teha, et meie ka tegime nendega koostööd, et nad jõuaksid selle konkreetse missioonini ja nende konkreetne missioon siis on siis, et 2035. aastaks kopsuvähk ei ole enam surmaga lõppev haigus, mis tähendab seda, et kopsuvähi ennetustegevus peab paranema tunduvalt, et inimesed ei jõuaks kopsuvähi diagnoosini ja ka nii-öelda selle kopsuvähi diagnoosiga elamisel, et sinu nii-öelda elamisväärsed aastad ka siis suurenevad hästi-hästi palju. Ja missioonide põhiseid erinevaid algatusi on eriti muidugi valdkond, kus on hästi-hästi palju näiteid üle kogu maailma, on siis kliimavaldkond ka, kus meil vaatame nii missioone, see on OECD riikide ülene, kus on missioone seatud nii Kanadas, USA-s, Koreast kuni Jaapanini erinevaid missioone ja varsti on tulemas ka hästi suur raport nendest missioonidest, mis annab ka ülevaate kõikidest nendest kliimamissioonidest, mis nii-öelda net zero valdkonnas on seatud. Ja siin tegelikult ma nendest printsiipidest juba ka rääkisin, püüdes nendest valdkondadest, aga siin ma viitan sellele, et millest me räägime hiljem, et mis need portfellid ja mis need policy mixid ja asjad on, et kõige olulisem on jõuda sellele konkreetse missiooni tasandile ja selle missiooni allpool on siis nii-öelda, kui te teete süsteemset analüüsi, et kõik, mis mõjutab reaalset missiooni elluviimist, ehk siis nii-öelda poliitikad või poliitikate nii-öelda selline segu, mis mõjutavad missiooni ja allpool veel on selline asi nagu missiooni portfell ja sellest ma räägin hiljem väga täpselt, et mis asi see missiooni portfell on ja kuidas seda missiooni juhtimiseks tegelikult kasutatakse. Ja missioonide funktsioonidest või sellisest valitsemise funktsioonidest tuleb ka juttu hiljem. Me vaatame siin, hetkel on 5 tükki, tegelikult on 6 ka, aga 6. ma räägin tunduvalt pikemalt, seega ma seda slaidile ei pannud. Et me vaatame nii-öelda valitsemise juures, et kui me teeme nii-öelda missioonide stress-teste, ehk eile oli juttu, mis asi see stress-test on, ehk meie oleme teinud ka erinevaid missioonidele stress-teste teinud, et kui hästi on tegelikult, kuidas me hästi me tegelikult eeldame, et missioon täidete saab, näiteks kui nad on juba 2 aastat midagi teinud, kas me eeldame, et kuna nad on sellised pikaajalised asjad, et kas see juhtimisstruktuur või kuidas missioonid on seatud, et kas meil on kindlustunne, et nad tegelikult tehtud saavad. Ja mida me sellisel juures siis tegelikult vaatame seda, et kas on eesmärk on seatud, kas visioon on olemas, kas on seal juhtkonna backing olemas, kas kasutatakse ka tulevikuseiret, kas see tulevikuseire on osa sellest missiooni täitmisest, kuidas analüüsitakse probleeme, mis meetodeid seal kasutatakse, kui hästi on probleem tegelikult sõnastatud, kas kasutatakse selle muutuste teooriaid näiteks, millest ma ka räägin natukese aja pärast, missugused ressursid on missioonide taga, kas nii-öelda on suudetud ka väljaspool avaliku sektori rahastust kaasata ka erasektori rahastust, kuidas see tegelikult käib, kuivõrd on suudetud kaasata kogu valitsuse tegevust missioonide tegemisse, kuidas on tagatud koordinatsioon, kuidas missioonitiim või meeskond tegelikult õpib oma tegevusest, kuidas ta hindab seda, et kas nad suudavad missiooni täita või mitte ja kuidas nad nii-öelda väljaspool nii-öelda esmast tiimiga ennast mobiliseerivad. Ja see nii-öelda tundmatu või slaidile mitte läinud komponent on tegelikult, mida me hindamine, on struktuur ehk organisatsiooni struktuur, et kuidas reaalselt missiooni juhtimine käib, et kas on ka seal selline antud missioonijuhid, kas on seal juhtimisorgan, kes reaalselt nii-öelda missiooni portfelli haldamisega tegeleb või ei tegele. Ja nagu ma ütlesin, et missioone on tegelikult mitmeid erinevaid tüüpe. Ja me vaatame hetkel, oleme pannud neid 4 erinevatesse suurde kategooriasse, et on tihtipeale need esimesed just on see nii-öelda mission-like või mission-oriented, kus on hästi suured missioonid, eriti kliimavaldkonnas, et
kus näiteks ma arvan, et Soome on juba loobunud sellest, et 2035 nad tahtsid kogu riigi net zero'ks teha. Et oli selline hiigelsuur overarching mission statement. Aga nende alla ka Euroopa Komisjoni 5 missiooni, mis on vähi teemal, vee teemadel, smart city'de teemadel ja teistel teemadel. Need on ka sellises üle kogu valdkonna põhised missioonid, mis tegelikult väga sellised eesmärgistatud ei ole, nad on natuke sellised väga paindlikud selles osas. Teiseks on meil sellised challenge-based programmid, mida on siis, ütleme, missioonide väga, kuna missioonid on väga kuumaks sõnaks muutunud viimastel aastatel, siis nii-öelda neid tavapäraseid challenge-based programme püütakse siis näidata kui missioone tänapäeval, et püütakse nii-öelda profileerida neid kui missioone. Ehk neid on nii Norras, Suurbritannias, Austraalias, Iirimaal, kus ka, et ega see nii-öelda eesmärgistatud innovatsiooni rahastamine ei ole midagi uut. Et see tuleb ja läheb ja neid programme on erinevatest viisidest, aga ma lihtsalt tuletan ka meelde, et mis nagu missioonid, et missiooniks on see, et missiooni puhul me eeldame, et ikkagi võetakse sihiks see eesmärk täita mingiks kindlaks ajaks. Et kui me räägime nendest innovatsiooniagentuuridest, kes rahastavad sellist challenge-based programme nagu Pilot D ja Norras ja mujal, siis tihtipeale sealt tuleb päris palju toredat innovatsiooni välja ja majandusarengule on ka kasulik. Aga reaalselt, kas eesmärk saab täidetud või mitte täidetud, see sotsiaalne järg, see ei ole primaarne. Ja see on ka see suur vahe vastavalt sellele, et kus me nii-öelda eristame siis missioonipõhist käitumist või missiooni teistest rahastamismudelitest täpsemalt. Me näeme ka selliseid temaatilise missiooni suunatud programme, mis on siis ka erinevate ministeeriumite ja agentuuride poolt rahastatud ja neid on väga erinevates nii Austrias kui ka USAs kui Jaapanis. Juba väga pikka aega on neid missioonipõhiseid lähenemisi siis toestatud. Ja viimane mudel, mis on eriti populaarne Skandinaavia riikides, on siis nii-öelda platvormi või ökosüsteemi põhised missioonid. Ma arvan, et see pigem on see arusaam Skandinaavia riikides, Rootsis, Norras, tihtipeale Taanis, et nende innovatsiooniagentuurid ei suuda või isegi teadusagentuurid ei suuda tegelikult missioone teha. Reaalselt saavad sellest aru, mida nad suudavad teha, neil on päris palju rahastust, neil on raha. Et mida ma ka homme tegelikult Rootsi tegema lähen, on see, et nad rahastavad umbes aasta aega või 2 aastat missioonipõhiselt ökosüsteemi loomiseks. Et nad annavad raha, et luua koalitsioon missiooni ümber. Ja siin on koalitsiooni, võivad tulla nii avaliku sektori partnerid ja tihtipeale nad eeldavad, et avaliku sektori partnerid on kaasatud, erasektori partnerid kui ka nii-öelda tavaisikud, kes on kriitilised siis selle missiooni täitmiseks. Et nad annavad lihtsalt raha selle koalitsiooni või selle loomiseks, missiooni juhtimisstruktuuri joomiseks. Ja pärast sellist esmarahastust, et neid rahastusmudelid, keda nad rahastavad, võivad olla päris palju, et siis nad valivad nii-öelda kõige robustsemad, kõige sellised võib-olla kõige vastupidavamad või jätkusuutlikumad missiooniplatvormid siis välja, kelle nad annavad siis suurema rahastuse. Et selleks siis nii-öelda jätkurahastuseks peab ka olema selge see roadmap või backcasting peab olema selge, et kuidas sa reaalselt oma missioonini jõuad. Kuna teadusagentuurid on peamised rahastajad, siis nagu Vinnova ja Danish Research Council, nad teavad, et neil praktiliselt ise neil sellist mandaati nende suhete loomiseks ei ole, et saada erinevad organisatsioonid kokku. Ehk sellised platvormi ökosüsteemi põhiseid missioone siis peamiselt tehakse hetkel Skandinaavias. Samas peame ütlema, et Soomes näiteks Enterprise Finland, et nemad püüavad ise oma missioone juhtida, ka teevad sellist teistsugust mudelit. Aga nüüd kõige olulisem asja juurde, mis sellise esimeses loengu osas tuleks teha, et see on selline mission litmus test, et millal teha missiooni, millal mitte teha missiooni. Et siin on järjest
4-5, ma arvan, et 4 astet, et mis tuleks siis läbida, et kui te vaatate, et millest saab missioon või millest ei saa missioon. Ehk kui teie probleem, mis teil on laual, et esimene asi, mis me vaatame, et kas tegemist on sellise probleemiga, mis läheb ühest valdkonnast väljapoole, mis on selline süsteemne probleem. Et kas on selle jaoks vaja tõenäoliselt mitmeid lahendusi mitmetes erinevates probleemifaasides. Ja miks me seda küsime selle jaoks, et nagu ma ütlesin, et missioonide tegemine on päris kallis tegevus. Tihtipeale ressursside või ka mõttes, et kui me tõesti riikidele meeldib teha strateegilisi plaane, et kus pannakse sellised sihtmärgid, kas sihtmärkide jõutakse või jõuta, et see on selline nagu vaieldav asi, siis missioonide põhjal sihtmärgini ja eesmärgini jõudmine tähtajaliselt jah-ei, see on kõige olulisem. Ehk see on päris selline karm commitment, ehk selline, et reaalselt tuleb ära teha. Et see on kogu selle instrumendi mõte. Et oleks ka missioonide põhjus, kas ka tegemist oleks sellise lähenemisega, mis oleks sotsiaalselt relevantne ja ka mõjukas. Ehk seda oleks võimalik nii-öelda lihtsalt ja ka emotsionaalselt kommunikeerida paljudele inimestele, mitte ainult bürokraatidele bürokraatlikus keeles, vaid lihtsalt selgeks teha, et tõesti 100% loomasööt nüüd tulebki jätkusuutlikest allikatest. Iga ajakirjanik on võimalik sellest aru saama. Sellest on võimalik aru saama ka nii-öelda tavainimene. Ja miks see on nii oluline on selle jaoks, et saada piisavalt, et meil oleks sellised bürokraatlikud missioonid, et meil on vaja tegelikult tihtipeale nende missioonide täitmiseks on vaja erasektori ja teiste sektorite koostööd. Ja mida lihtsamini arusaadav see nii-öelda missioon reaalselt on, seda lihtsam on seda ka nii-öelda kommunikeerida, seda lihtsam on partnereid saada kaasa. Ja missioonide põhjal probleem peaks olema ambitsioonikas, see peaks olema raske. See oleks, et kui lihtne probleem on käes, siis ärge tehke missiooni, tehke ära. Missiooni pole selle jaoks vaja. Et kui on juba lahendus teada, siis lahendage ära. Et selle jaoks selle vaja missiooni teha. Et missioonide põhjal me ikkagi eeldame, et innovatsiooni on vaja selle jaoks. Meie tänaste lahendustega ei saa probleemi lahendatud. Et meil oleks ikkagi vaja jõuda lahendusele. Ja selle lahendusele jõudmine peaks olema nii-öelda ajas ka natukene selline urgent, et peaks olema kiire selle asjaga, et seda oleks võimalik ka poliitiliselt nii-öelda esitada, et probleem peab kiirelt lahendatud saama, muidu juhtuvad halvad asjad sellises võtmes. Ehk seal peaks olema teatud hulk komplekssust juures, aga samas peaks olema ka, nagu ma ütlesin, et väga head missioonid on sellised jah-ei missioonid. Et seal allpool võib olla väga palju innovatsiooni, väga keerulist tegevust, aga see võiksid, aga see tagasiside mehhanism, et kas sa ütelda peaministrile jah või ei, või ütelda ministrile jah või ei, et kas see missioon saab täidetud või ei, et see peaks olema siis taandatav väga lihtsale vastusele. Seda mudelid, kuidas hinnata missioone, seda võib olla väga keerulised, aga selle tagasiside, et sa võid väga kergesti näidata, et missioon on täidetud, siis vastavalt teemat siis valida vastavalt ja sõnastada vastavalt ka. Ehk kui sa vastasid nendele küsimustele jah, siis võid edasi liikuda. Veel on asju kaaluda. Kui lai on tegelikult missioonil toetus? Mul on teema, mis on süstemaatiline, mul on teema, mis on väga kiiret lahendust ootav, mul on teema, mis läheb ühest valdkonnast teise, aga kas mul on ka tõeliselt ka nii-öelda toetus kriitilistelt valdkonna organisatsioonidelt, ekspertidelt, keda mul on vaja missiooni täitmiseks. Kui seda ei ole või ei ole ka nii-öelda näha, et missiooni käivitamise ajal oleks võimalik see nii-öelda toetust tekitada, siis ära mine missiooni tegema, siis tõenäoliselt asi läheb metsa ühel hetkel. Oleks ka huvitav vaadata seda, et kas on võimalik tuua ka sellist, et nagu ma ütlesin, et väga oluline on tuua erinevatest sektoritest partnerid missioonide juurde,
aga ka oluline on see poliitiline jätkusuutlikkus. Ehk nagu ma eile vist juba mainisin, et kui on ainult üks partei, kes toetab eriti sellises koalitsioonivalitsustes, et tõenäoliselt Ameerikas on natuke teistmoodi, et kui üks partei on taga ja see üks partei on valitsuses, siis missioon läheb käiku. Aga meie koalitsioonivalitsustes peab pigem ütlema, et kui on ainult üks partei missiooni taga, siis tõenäoliselt jätkusuutlikkus ei ole tagatud. Et seda tuleb ka natuke laiemalt müüa, kuna missioonide ajagraafik tihtipeale läheb sellest 4 aasta tsüklist välja. Et meil on vaja mõelda sellele, et kuidas, mis hetkel, kui ka valitsused vahetuvad, võib-olla ka keskperioodi, et kuidas meie missioon tegelikult edasi kestab. Kas on võimalik ka olulisi ressursse panna missiooni taha? Kas on võimalik niimoodi ära müüa, et me tegelikult nii ajaliselt kui rahaliselt saame selle eesmärgi probleemi taha panna raha ja aega? Ja muidugi selline jätkusuutlikkuse küsimus laiemalt, et kas meie kuidas me missioone juhime, et kas oma poliitilises kontekstis, et kas see on ka tagatud sellises vormis. Et kui tuleb selline ühe ministri huitmõte, et nüüd teeme missioone ja saate vastuse, et tegelikult kaugemalt sellest ühe ministri uitmõttest asi ei lähe, siis tõenäoliselt kasulik või OECD vähemalt soovitab, et siis veenda ministrit, et mitte missiooni teha, et natuke kallis on, natuke aja raiskamine, tehke midagi muud. Kui eelmisele küsimusele sai vastus jah, siis lähme edasi. Kas on võimalik formuleerida ka konkreetne missioon? Probleem on selline, mis läheb üle süsteemi, meil on toetus sellele probleemile, kas me suudame ka sõnastada väga konkreetselt selle missiooni, mis on suudab ka laiemalt kommunikeerida. Kas meil on võimalik sellesse missioonile panna väga lihtsasti ka selline tulemus, eesmärk? Kas see on mõõdetav? Jah, ei vormis. Kas me võime realistlikult panna sellele ka numbri ajaliselt juurde, millal see missioon tehtud saab? See on väga oluline, sellepärast, et missioonide juhtimise juures peab olema vastus, et kõik, mis on vajalik, tuleb missiooni tegemiseks ära teha, sellepärast, et missioon peab õnnestuma. Meil on vaja sõnastada selline missioon. Tavaliselt näide selle juures on muidugi see Ameerika Ühendriikide Moon Mission. Ehk missioon ei olnud poole tee peale, kuu peale jõuda, vaid missioon oli jõuda kuu peale ja tuua inimesed tagasi elusalt ka. Et ei olnud mingisugust poolikut missiooni, oli väga konkreetne missioon sinna ja tagasi turvaliselt. See peaks olema ambitsioonikas, kuid ka realistlik. Ehk siis peaks olema mingisugust sellist indikatsiooni ehk analüüsi seal taga, et tegelikult vähemalt mingisugused lahendused või prototüübid või ideed on olemas. Ehk me ei soovita teha selliseid kuuleminekuks, reaalselt olid selleks ajaks juba tehnoloogiline võimekus oliks selle jaoks olemas. Kuumissioon sai selle jaoks alguse, kuna USA ja NASA olid väga hirmul, et kui nad oma teadustegevuses selleni ei jõua, siis Nõukogude Liit jõuab neist ette ja mis siis saab. Et see oli see poliitiline motivatsioon ja legitimatsioon tegelikult missiooniga tegeleda. Aga realistlikult see tehnoloogia areng oli jõudnud selle maale, et see oli piisavalt realistlik, kuigi seal ärakäimiseks see nõudis tohutult palju innovatsiooni ja rahastust selle ärategemiseks. Ehk me siis eeldame, et seal on ka mingisuguseid selliseid lahendusi või prototüüpe, tihtipeale vahetevahel missioonid tegelikult ei eeldagi seda, et sellisesse basic research või baasteadusesse jube palju raha kulutatakse. Ehk siis klassikaline näide sellest on kliimamuutustest, et tegelikult kliimavaldkonnas enamik tehnoloogia on olemas juba. Et meil on vaja lihtsalt seda eskaleerida. Ehk seda viia tööstusesse, mis on tegelikult ka väga-väga kallis, et tööstust muuta, et tööstused teha net zeroks. Tegelikult need lahendused globaalselt on olemas,
aga nende nii-öelda eskaleerimine on võrdlemisi laske. Ehk siis me ütleme tavaliselt, et vältida selliseid blue sky missioone, et me nüüd teeme sellist telepordime ühest kohast teise ja meil on ühtegi sellisest nii-öelda reaalset lahendust pole, et tuleb olla radikaalne, aga ka natuke realistlik. Kui me suudame sõnastada sellise nii-öelda eesmärgi, meil on ka sellised lahendused saanud, siis kas ma olen võimeline ka püsti panema reaalse struktuuri, kes missiooniga reaalselt tegeleb. Ehk ma nii-öelda panen oma commitmenti või oma nii-öelda usu sellesse missiooni. Kas mul on reaalselt võimalik ka muuta oma juhtimisstruktuuri, oma rahastusmudeleid või teisi valitsemise funktsioone, et reaalselt missioon ellu viia. Ja see on tihtipeale kõige raskem. Tihtipeale selle peale ei mõelda, kui hurraaga minnakse missioone sõnastama, et kuidas reaalselt neid ellu viiakse. Üks on peamisega probleem, et mis on praegu Euroopa Komisjoni missioonides, et suure hurraaga raamprogrammi 9 paika panemisel missioonid said sõnastatud poliitilise toetuse, aga tegelikult aega ei antud selle jaoks, et kuidas missioone juhtida. Et kuidas Euroopa Komisjonist nagu sellise suure komitoloogia juhtimisstruktuuride tegelikult missioon ellu viia ja mis instrumendid selle jaoks peavad olema valmis, et seda teha. Kui sellele küsimusele sai ka jah, siis tuleb hakata missiooni tegema. Jäägi midagi muud üle, et siis me teeme juhtimisstruktuurid paika ja kõik on korras.